Statistikaameti andmetel oli Eestis sooline palgalõhe 2015. aastal 22%. See tähendab, et naiste tunnitasu oli ligi viiendiku väiksem kui meestel. Naistepäeva puhul otsis Statistikaamet välja need töökohad, kus naised teenivad sama ametiala meestest rohkem. Siinkohal on tähtis rõhutada, et võrreldakse palkasid meestel ja naistel, kes tegutsevad just nimelt samal ametil. Ametialasid, kus naiste keskmine brutotunnipalk on meeskolleegide tunnipalgast vähemalt 3% suurem, on Eestis alla 10. Selgelt eristuvad reklaami ja suhtekorralduse ametiala naisjuhid. Nemad siis teenivad ligi neljandikku kõrgemat tunnitasu kui nende meeskolleegid. Ka toitlustuses on naiste keskmine tunnitasu meeskolleegide omast viiendiku kõrgem. Huvitav on ka fakt, et naisbussi ja trammijuhid teenivad oma meeskolleegidest 12% enam. Sellel teemal hakkame nüüd vestlema riigikogulase Marianne Mikkoga, kes tegutseb ka naisorganisatsiooni Kadri juures ning on valitud ka Eurosotside naisühenduse juhatusse. Tervist, Marianne! Tere! Teie, kes olete nüüd siis pikalt tegutsenud naiste õiguste nimel võitlemisega, kuidas nüüd teie seda eelkuuldut kommenteerite? No need olid toredad elukutsed ja mis ma panin tähele, see tähendab seda, et need, mis on kommunikatiivsed või sellised suhtlemist nõudvad elukutsed, seal joonistus välja, kuidas tõepoolest naised on tugevamad. Aga kui me räägime tõsisemalt ja mõtleme sellele suurele pildile, mis ühiskonnas valitseb, siis olgem ausad, kui palju on meil ettevõtete juhtkondades, kui palju on meil direktoreid, kui palju on meil näiteks ka Riigikogu saadikuid, naisi ja kui palju on mehi, sest et teatavasti, mis on kõrgemad ametikohad, on ka ju kõrgemini maksustatud. Nii maksustatud kui ka tulu on saadud sealt rohkem. Aga see kõik ju viitab sellele, et need elukutsed on pööraselt meeste kasuks. Nii et ma õnnitlen teid, et te nii-öelda hästi palju tööd tegite ja leidsite need vähesed ametikohad, kus naistel on parem sissetulek ilusasti välja. Ja kui nüüd rääkidagi edasi konkreetselt sellest Statistikaameti aruandest, siis sealt ilmneb ka väga huvitav fakt, et näiteks naissoost bussi- ja trammijuhtidel on siis suurem tunnitasu kui mees kolleegidel. Kuidas teie seda selgitaksite? See on huvitav, ma ei tea neid üksikasju, aga ma võin ütelda jällegi seda, et mis puudutab näiteks mehaanikuid ja hooldustöötajaid, siis sellel puhul on siiski vahe 1/3. Nii et selles suhtes see on küsimus nii-öelda, missuguste ametite ja numbritega me žonglöörime. Mis aga on tõsi, on see, et alatasa on suur vahe Statistikaameti ja Eurostati vahel, kui me räägime palgalõhest. Ja millegipärast Eurostat näitab Eesti puhul palgalõhet, soolist palgalõhet alati sügavamana, kui seda teeb Eesti Statistikaamet. Ja sellisel puhul ei ole tegemist numbriga, mida teie viitate või mida Eesti Statistikaamet jutustab, vaid sel juhul on palgalõhe 26,9 ehk ümardatult siiski 27% Eestiga seoses. Ja seda kasutatakse üle-euroopalises suures pildis alatasa, kus me oleme palgalõhe tõttu, oma sügava palgalõhe tõttu siiski viimased või ütleme siis esimesed, kui mõtelda, et siin meil on kõige suurem lõhe. Aga kui nüüd rääkida natukene laiemalt, siis kuidas on teie arvates esindatud Eesti naised näiteks riigi juhtimises? Halvasti. Tähendab, kui me jätame presidendi institutsiooni kõrvale, siis on tõsi, et Riigikogus me ei ole saavutanud seda, mis on kultuurriikides ja üldiselt Lääne-Euroopas väga levinud, et naisi riigi juhtimise juures on mitte vähem kui 1/3. Ma ei räägi sellest, mis meid ümbritsevaid riike puudutab, ehk Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, kus see protsent on peaaegu et pooleks, aga kindlasti üle 40%. Nii et meie selline Riigikogu suhe on siiski alla 1/4. Ta on pisut rohkem kui 1/5, aga see ei ole selles võtmes, nagu on ikkagi Põhjamaad, kuhu me ju kuuluda tahame. Ja
Valitsusega on natuke parem, sest valitsuses on siiski 4 naisministrit, see teeb mulle rõõmu, aga kui me oleksime 21. sajandi selline nagu Kanada peaminister Trudeau on öelnud, et miks tal on mehed-naised pooleks valitsuses, et see on ju 21. sajand, siis Eestil on siin ju ka veel tubli samm astuda. Ja hästi lühidalt, mida saaks teie arvates paremini teha, et seda probleemi siis, kui võib niimoodi öelda, saaks lahendada? Ma arvan, et me peaksime rohkem naistest rääkima ja siinkohal oleks mul tõesti hea meel, kui ma saaksin kutsuda üles kõiki meie inimesi saatma aadressil marianne.mikko@riigikogu.ee naiste nimesid, kes võiksid meie 100 aasta puhul kuuluda ajalukku. Need on naised, kes on õla alla pannud Eesti riiklusele. See ei pea ilmtingimata tähendama, et need on kuulsad naised. Küll aga see tähendab, et need on olulised naised. Kui 2-3 aastat tagasi tuli välja Eesti 100 kõige kuulsamad, tähtsamad ja olulisemad isikud, siis nende hulgas oli alla 10 ühe käe sõrmedel naisi. Ma ei ole nõus sellise olukorraga, kus me vaikime maha meie naiste tähenduse ja seetõttu ma arvan, et kui meie riik saab 100-aastaseks, siis tuleks välja sellise kogumikuga, kus on 100 olulist Eestile naist. Selge, ka suured tänud teile, Marianne Mikko, ja kohtume jälle. Aitäh!